see on paaristööd. Te mõtlete oma pinginaabriga, mis sõna siia sobib ja kirjutate oma variandi. Näiteks loeme teiega need laused koos. Nii, loeme koos. Nii, palun esimene lause. Loeme koos. Ma ei taha. Nii, mõtled, praegu ära kirjuta. Mõtled räägid oma pinginaabriga, mida sa ei taha. Ja kirjutad siia lõppu. Teine lause. Kas sa tahad? Loeme kõik koos. Kas sa tahad? Kirjutad ja nii, kolmas. Me peame praegu. Mida sa pead praegu? Edasi neljas. Kas te tahate? Nad ei tea homme. Jätkab. Kuues lause. Mis kell te peate trenni? Seitsmes. Anu tahab tunnis. Mõtlete edasi. Nii, kaheksas. Me tahame natuke. Te tahate natuke, kirjutate siia juurde. Nii, ja üheksas. Ema teab arstile. Kirjutate ka lõppu. Ja 10. viimane. Miks sa ei taha? Taga oma variant. Palun, võtke pliiats kätte. Võtke pastakas kätte. Mõelge oma pinginaabriga. Mis sõna sobiks sinna lõppu. Ja kirjutate. Mõelge, arutage paarid. Aga Artjom sellisel teeb selle harjutuse ära. Rahulikult. Nii. Kelle paar on esimene? Kes on esimesed? Kes on esimesed, kui ma ütlen stopp, siis kõik paneme pastakad käest ära. Ei, ma ei öelnud. Teil on 1 minut aega. Ma panen need kaardikesed laual ära. Panen need kaardikesed laual ära. Nii. Mootso. 30 sekundit on jäänud. Nii. Valmis? No, stopp. Pastakad käest ära. Stopp. Aeg on läbi. Meil on üks paar, kellel on valmis see harjutus. Palun. Olge nii head. Lugege meile ette oma variandi. Sofia ja Maria. Kuulake podcastist. Kas sa tahad süüa? Me ei teeme praegu kirjutamist. Kas te tahate seista? Nad ei tea oma jõu. Mis keegi peate treeni jooksul? Anna tahab süüa jalga. Me tahame natuke korrata. Ema peab arstile helistama. Miks ei taha juua? No väga tore. Kõik oli õigesti teid, aga Sofia millegipärast ei kuula õpetajast sõna. Meil oli mäng. Mäng sai läbi ja te pidite kuulama oma klassikaaslaste vastuseid. Nii, aga nüüd see ei ole veel lõpp. Nüüd me kuulame neid lauseid ja te siis võrdlete oma vastused ja selle, mida teile hakatakse lugema. Nii, vaadake veel kord oma lauseid. Nii, veel variante. Ja nüüd, kellel jäi kirjutamata, te võite siia kirjutada, juurde kirjutada, kellel jäi kirjutamata. Te siis võrdlete oma vastused nende vastustega.
Olete valmis? Nüüd võtke pastakad kätte. Võtke. Kellel on kirjutada? Harjutus 7. 1. Ma ei taha kirjutada. Nii. Kas missugune variant sul on? Koristada. Ära paranda. Ja? Teil on? Lugeda. Koristada. Nii. Kuulame edasi. 2. Kas sa tahad puhata? Nii. Kas teil on? Joonistada teil on? Puhata. Ja? Nii. Lugeda. Nii. Te siis arvasite ära. Nii. Kuulame edasi. 3. Me peame praegu õppima. No, kas keegi kirjutas, et me peame praegu õppima? Külas käima peate praegu. Nii. Lugema. No, hea variant. Kirjutama. Nii. Kuulame edasi. 4. Kas te tahate jalutada? Nii. Kinos käia. Joonistada. Puhata. 5. Nad ei pea homme koristama. No. Kuidas teil oli siis? Nad ei pea homme seisma. Telekat vaatama. Sofia? Ei pea homme mängima. Teerimisülesande, et vaatame seda, mis on keskel, mis hakkab ilmuma. Nii. Ja otsustame, kuhu poole see sobib. Kas ma pean midagi tegema? Või mulle meeldib midagi tegema? Nii. Ja proovime teiega niimoodi teha, et me loeme, arvame ära ja siis tõlgime, mida see tähendab. Alustame siit ja kordamööda loeme. Nikita, ole nii hea. Loe sina. Kuhu poole läheb? Mulle meeldib või ma pean? Mulle meeldib. Nii, ja mida see tähendab? No kui sa ütled, mulle meeldib joonistada. Mida see tähendab? Vene keeles. Mida see vene keeles tähendab? Nii. Nravitsa. Рисовать. Алина, palun järgmine loe sina. Sporti teha. Kas mulle meeldib või ma pean? Õige. Ja mida see tähendab? Palun, Sofia ja Maria. Vaadake. Lugege palun. Kes teist loeb? Maria. Muusikat kuulata. Kas pean või meeldib? Õige. Ja mida see tähendab? Kui sa ütled, mulle meeldib muusikat kuulata. Teine. Mis on sinu lemmikpuud? Mis sulle ei meeldi? Mida sulle vahetunnis meeldib teha? Ja, siin on 4 küsimust sinu kohta. Sina loed kodu selle dialoogi läbi, püüad sellest aru saada ja kirjalikult vastad mulle juhikusse nendele 4 küsimusele. Kas on ülesanne selge? Kas kodune ülesanne on selge, Sofia? Kas ülesanne on selge? Mida sa kodus hakkad tegema?